Tere taas, kallid kuulajad ja vaatajad. Me oleme jõudnud tagasi stuudiosse, et teha minu Human Designi järgmist podcasti osa. Ja nagu eelmine kord sai jutuks toodud, et kas teid huvitaks kuulda rohkem Lilithist, siis vastukaja oli huvitundev ja me siis täna mõtlesime, me siis räägiks Lilithist. No tegelikult, mitte meie ei mõelnud, vaid seda on küsitud nii palju ja ma arvan, et seda on küsitud vist hästi palju sellepärast, et me oleme seda maininud mööda minnes või ma tean, et ma olen seda ka kuidagi mööda minnes hästi palju juhuslikult maininud. Aga vist oleks ka ilus tere öelda minu poolt. Kas see on nüüd juba 8 või? Jaa. Päris hea. Ehk siis ma saan aru, et teemaks Lilith ja? Jaa, Lilith on väga oluline teema. Et siis need autoriteedid ja värgid jäävad jälle oma korda ootama, on ju? Pausile. et tulevad. Ma tegelikult tahan kohe ära mainida, et ma andsin ühe lubaduse ka, et ma räägin natuke lähemalt erinevatest energiatüüpidest vaata täidetuse võtmes. Et me võime olla küll sama energiatüübi esindajad, on ju. Et näiteks siuke projektorite näide, tegelikult vaata seoses projektoritega seda kuidagi nagu küsitigi, et sina oled projektor, kellel on korralikult mootoreid. Tuleb nii välja, jah? Jah, mis tähendab seda, et sina projektorina oled ikkagi mõnevõrra toimetad teistmoodi kui näiteks lihtsalt mentaalne projektor. Et ei ole ära unustanud ja ma tahaks selleni jõuda, äkki siis järgmine kord räägime natuke, et kuidas me saame olla nagu sama energiatüübi esindajad, aga kuidas ikkagi see siuke avatus-täidetus mängib seal päris suurt rolli. No ma saan aru, et kes on kärsitud, siis kodulehel peal saab vaadata ka salvestatud koolitusi. Saab. Aga siis Lilith, jah? Jaa. Mis siis peitub Lilithi taga? Või miks see on meil oluline? Kui sa küsid kohe nii hea küsimus, et mis peitub Lilithi taga on nii palju peidus. Et nagu sa mäletad kevadist teekonda, on ju? Et mis me tegime 4 korda mingi 4 tundi või rohkemgi veel, on ju? Ja sinna jäi veel nii palju peitu. Et kui me räägime Lilithist, siis me räägime mustast kuust, mis tähendab seda, et me räägime sellisest nagu kõige kaugemast punktist kuu orbiidil, on ju. Et lihtsalt igaks juhuks täpsustuseks selles mõttes, et musta kuu ja Lilithi all peetakse silmas igasuguseid erinevaid nähtuseid teinekord, sealhulgas arvutatud punkti, et antud juhul me räägime sellisest kuu orbiidi kõige kaugemast punktist ja mustast kuust. Nüüd, kui me Human Designi võtmes kuu on alateadlik edasiviiv jõud, ehk siis kui me vaatame oma kuu aktivatsioone, siis me sealt leiame tegelikult selle, mis meid nii-öelda alateadlikult edasi viib. Ja kui me nüüd paneme selle alateadvuse kõige tumedamasse konteksti, on ju, siis Lilithist me leiame tegelikult hästi palju ja me päris kindlasti, kohe kindlasti ei jõua täna nagu kõike Lilithist ära rääkida küll, aga ma loodan, et mõned sellised väiksed olulised killukesed, et mis aitavad võib-olla nagu paremini konteksti panna selle aktivatsiooni. Et alustuseks, kui sa praegu seda vaatad ja kui sa veel ei tea, kus su Lilith, millistes väravates ta paikneb, et siis minu humandesign.ee, see kaart tegelikult, kaardi võimalus, kusjuures see on nii näljakas, aga kaardi tegemise võimalus tegelikult tekkis tänu sellele, et mul oli vaja Tartus naisettevõtjate seal konverentsil rääkida Lilithist või ma tahtsin rääkida Lilithist ja ainus viis, kuidas sellest oli võimalik rääkida nii, et sellest praktilist kasu sünniks, oli see, et oli vaja võimalust, et kusagil kaardi peal seda ka näha. Et inimesed, võimalust. Just. Et jah, tasulistes äppides, Genetic Matrixis ja mujal on see võimalus olemas. Et igal juhul minu humandesign.ee, kui sa ei tea, millest me räägime, siis soovitan kaardi ära teha. Ja ma arvan, et me paneme mingi lingi ja ilmselt ka koos selle sümboliga. Et siis on nagu lihtne ta kuidagi sealt üles ka leida nendest tulpadest. Et igal juhul, kui sa seda nüüd vaatad, kuulad, et siis kirjelduses on olemas ka oluline link. Kui me nüüd hakkame rääkima Lilithist sisuliselt, siis tavaliselt Lilithist, minu meelest viimasel ajal kuidagi räägitakse Lilithist palju või viimastel aastatel, aga tavaliselt Lilithist räägitakse valdavalt nagu seksuaalsuse kontekstis. Pimeduse kontekstis ka hästi palju nagu. Pimedus, paratamatult seksuaalsus on ka osa. Jah.
sellest, on ju, et minu enda jaoks on kuidagi alati hästi oluline olnud alustada Lilithist rääkimist legendist. jah, sest paljud ei tea seda legendi. jah, et mulle endale hästi meeldivad arhetüübid ja ma tegelikult olengi, mul on väga meeldinud ka human designi võtmes suhtuda energiatüüpidesse kui arhetüüpidesse, et selles mõttes, et jah, sa oled küll projektor, on ju, aga sina ei ole projektor, sa oled nii palju enamat. Et sama lugu ka igasugused väravad ja kõik muu. Et soovitan täiega, kui vähegi kõnetab, et suhtu kui arhetüüpi. See annab sellise ägeda mänguruumi ja arhetüübid annavad meile võimaluse midagi nähtavaks tuua. Kuidagi hästi isiklikult seda võtmata, on ju. Et kui me räägime Lilithist arhetüübina, siis Lilithi kohta on väga palju erinevaid legende väga erinevates kultuuriruumides. On tegelikult Lilithit, erinevaid jumalannasid, on siis ka tegelikult justkui samastatud Lilithiga või pandud samasse konteksti, on ju. Et mingisugune selline müstiline naisjõud käib läbi vist ikka absoluutselt kõigist maailma loomislugudest ja sellistest ajaloolistest legendidest, et kõige rohkem Lilithit me teame ikkagi läbi Aadama ja Eeva loo. See paradiisiaed ja see naine, kes loodi mehega kui võrdne, kes ei olnud nõus alistuma ja mängima reeglite järgi. Ja kes siis, nüüd ongi, et ma tahangi öelda, et need legende on palju erinevaid ja osade legendide kohaselt oli Lilith see, kes läks ise ära, sellepärast, et talle ei sobinud see need mängureeglid. Ja teiste legendide kohaselt heideti ta siis välja paradiisi aiast ja siis ta pidigi selles karmis välismaailmas üksi hakkama saama. Ja siis me teame ka selle kõige, tegelikult olgem ausad, et selle legendi näol on ühe iidsema, ühelt laialt levinuima legendiga, mis tegelikult mõjutab meid kõiki ja me tihtipeale tegelikult ei suuda hoomatagi, kuidas see legend meid mõjutada võib. Et kui ma nüüd hästi niimoodi tugevalt üldistan, sest et ilmselgelt sükest sellist seda loomislugu ja seda lugu detailselt siin ei jõua täna hakata edasi andma, aga Lilith vahetati välja Eeva vastu, kes loodi Aadama küljeluust, kes on mugav naine, on ju. Ehk siis sisuliselt, mida see legend, kui me hästi tugevalt üldistame, on ju, et sisuliselt, mida see legend ütleb, on see, et kui sa oled ebamugav ja sa ei mängi reeglite järgi, siis sind heidetakse nii-öelda sellest paradiisi aiast, kus on tead viljad ja kõik muu ja kõik on nii ilus ja kõik on nii tore välja ja siis sa pead üksi hakkama saama kusagil metsikus maailmas, kus võib-olla on koopad ja teemonid, on ju. Et samamoodi ma tegelikult tahan siinkohal ära mainida, et legendid on väga erinevad ka selles võtmes, et mis edasi Lilithist sai. Et on päris palju neid selliseid hirmsaid lugusid, on ju, seal ma ei tea, mingi ugib lapsi ja sünnitab teemoneid ja nii edasi, on ju. Siiski, kui me natuke seame kahtluse alla, et me saame aru, et lugusid antakse edasi ja tihtipeale lugusid antakse edasi ka lähtuvalt siis loo edasiandja kavatsustest ja ajastust ja kultuuriruumist ja taustast, on ju. Et üks asi on see, et mis mind ennast on hästi pikalt saatnud, et siuke mingi laste piibel ja mingid sellised esimesed lood, et ma tegelikult olin Uue Vana Testamendi läbi lugenud juba enne, kui ma kooli läksin. Et mul on olnud alati üks selline hästi retooriline küsimus, et aga mis siis, kui see paradiisi aed, aed ikka, on ju, et what if, kui see ongi seesama see siuke mugavustsoon, et mis siis, kui meil tegelikult mingite kujundite tasandil on need lood on silmale näha, me lihtsalt ei oska endast lugudest aru saada, on ju, et mis siis, kui see paradiis on väljaspool aeda. Et üks asi, mis mind on hästi palju kuidagi see hästi avardab mu mõistust ja just nimelt seesama selline küsimus on ju, et ebamugav naine, kes ei olnud valmis alistuma ja ma tahan rääkida seda, et me räägime siin praegu ikkagi arhetüüpidest ja tegelikult me elame täna ka ajastul, kus tegelikult ka siuke naiselik ja tajupõhine on tugevalt alistatud loogikale, mis on siuke mehelik kvaliteet ja taaskord ma ei räägi praegu otseselt isikuliselt, mees ja naine on ju, ma räägin arhetüüpide keeles, aga me täna elame maailmas, mis on küll muutumas, aga tegelikult me tegelikult ka ise, ka naistena alistame oma seda taju ja tunnetuslikku osa oma loogikale. Ratsionaliseerime. Täpselt.
ja noh, seesama mugavus on ju. Kri läheb kinnine. No, eks ju, et see mugavus, et olgu naine mugav, et see on tegelikult olnud selline patriarhaadi alusvundament ju. Et noh, väga paljudes kultuuriruumides tänagi veel kasvatatakse tüdrukuid lihtsalt selleks, et nad oleksid head naised oma mehele ja sealhulgas taluma ka nagu selliseid noh, meie jaoks vastuvõtmatuid asju. Et tegelikult on nagu väga suur õnnistus sündida naisena siia, mitte väga paljudesse. Ja kanda riided, mis sa tahad, ilma et keegi siin hukka mõistaks selle eest. Just nimelt, et tegelikult alustuseks on see, et on nagu ikkagi väga suur privileeg on see, et me oleme sündinud Euroopasse. Et meil on võimalik täna nagu naistena elada siin. Et väga paljudes kohtades veel tänagi, noh, tänasel päeval on nagu tüdrukuid, kes on nagu sunnitud mingitesse abieludesse, kelle käest ei küsita. Noh, mida sa tahad, on ju, ja et neid kasvatataksegi ainult selleks, et nad oleksid alandlikud ja head ja suudaksid täita oma mehe siis mingisuguseid soove. Siis mina leidsin selle nime Lilith kunagi teismelisena satanistlikust piiblist ja mind see nimi too hetk ülikõnetas ja ma kasutasin seda oma nii-öelda hüüdnimena ja enamus mingid emailid ja asjad olid sellega, et mul kuidagi nii klikkis ära sellega, et siiamaani see on kuidagi olnud alati suur osa minust nagu. Mina ei mäleta, kust ma Lilithini jõudsin, aga ma tean, et mina jõudsin Lilithini ka ikkagi, noh, ma arvan mingi teismeeas või. Et mul oli väga huvitavaid lugemishuvisid, sest internet tuli hiljem, on ju. Et ma ei mäleta, kuidas ma selleni jõudsin, Lilith huvitas mind rohkem 20-ndates. Aga läbi HD mul kuidagi see pilt sai nagu kuidagi päriselt kokku või? Et see selline arusaamine, et see selline astrovundament sinna lisaks ja arhetüüp, et tegelikult kõik algab sellest arhetüübist, et päriselt aru saada, millest me räägime, on ju, et me räägime naisest, kes ütles, et teate mis, et ma enne lähen kas või tundmatusse, ma lähen üksi oma teed, kui et ma alistun millelegi, mis mulle ei sobi. Ma tahan olla mina ise, et ma olen nõus mitte olema. Et ma olen valmis minema kas või ihu üksi tundmatusse. No jällegi ma ütlen, et legend on erinevaid, teise legendi kohaselt ta visati välja, ta pidi hakkama saama, on ju. Et kuidas seda lugu räägitud on, aga minu isiklik perspektiiv ja kui me räägime üldse Lilithist, see on nagu nii tajupõhine, on ju, sest et kui me tahame tegelikult Lilithiga tööd teha, siis noh häbi. Me hakkame rääkima palju häbist, on ju, ja see tähendab seda väga ebamugavad kohad, kus ei ole sükest nagu mustvalget, on ju, et kui sul on nii, siis on naa. Aga noh, töö Lilithiga, kui see nagu päriselt niimoodi ette võtta, see annab tegelikult, noh, kui sa küsisid, miks see on oluline, on ju, et oluline on see sellepärast, et seal on nagu tohutu jõud ja tohutu ressurss. Et seal on eriti meie naiste jaoks, noh meeste ja naiste jaoks selles mõttes kõigi kaartides on Lilith olemas, on ju, aga meeste jaoks Lilith on teistsugune. Mehi tavaliselt tunnustatakse nende Lilithi kvaliteetide eest. Noh ja meeste puhul tihti Lilith näitab ära ka selle, mis neile siis nagu naistes justkui nagu meeldib, on ju. Aga mida nad tahavad hakata hiljem ära pakkima, sest et see on liiga ebamugav. Ja see on nagu nii huvitav, kuidas see tegelikult lähebki nagu päris elus kokku selle sama legendiga, et ma olen seda ise isiklikus elus kogenud, on ju, ja ma olen seda tegelikult näinud päris palju ka sellistes suhtekonsultatsioonides, kus on sellised teadlikumad kliendid, et see, mis alguses tihtipeale tundub nii atraktiivne, noh, et kui mees kohtab naist, kellel on nagu need kvaliteedid, on ju, see on nagu, noh, eks. Ja siis natuke aega hiljem, kui sellest asjast peaks saama suhe, noh, et siuke flirtimise faasis on nagu amazing. Ja nii, kui see peaks nihkuma sellesse suhteetappi. Tekivad ootused. Just nimelt. Ja häda ongi tegelikult ju selles, et meil on nagu nii palju lugusid ja meil on nii palju muinasjutte, meil on nii palju rolle, et tegelikult nii, kui tekib suhe, on ju, siis on see, et davai, aga hakkab mängima mingit mängu. Noh, et kõigil on see nägemus sellest, et milline üks suhe on, noh, et milline naine peab olema, on ju, noh, hea kodu. Televisioonile ja muinasjuttudele ja Disneyle. Ja ongi, et selles mõttes, et tegelikult me ei võta suhteid, noh, ei ole niimoodi, et ma sain sinuga kokku ja ma tahan sinuga hakata looma mingit täiesti enneolematut muinasjuttu, hakkame looma täiesti tundmatut teekonda koos tulevikku, on ju, vaid et oota, mul on nüüd mingi nägemus sellest, et milline on minu jaoks täiuslik suhe, täiuslik partner ja kui hästi sa nüüd hakkad sobituma sinna. Et ühesõnaga Lilith on tavaliselt see koht, mis alustuseks, mida meie puhul pisendati juba väikesena ja naiste puhul suhetes.
et hästi tihti ikkagi puutub kokku sellega, et alguses see, mis on meestele naise puhul atraktiivne, siis hiljem nii, kui me jõuame paarisuhteni, siis on siuke, et kuule, aga ole hea. Noh, et äkki saab kuidagi, et see on natuke rohkem nagu eevalik nendes kvaliteetides, on ju, natuke rohkem nagu küljeluu, natuke rohkem nagu mugav, et see mugavus, natuke vähem. Jah, et noh, korra lihvime selle nurga maha, on ju, ja noh, natuke keerame siin seda mingit volüümi vähemaks ja võtame korra need värvid, et liiga ergas, on ju, et noh, eks, et ja me teeme seda iseendaga, me oleme seda õppinud iseendaga tegema. Hästi tihti seal ikkagi siuksed mingid esimesed, noh jällegi aitäh ühiskonnale, aitäh lugudele, on ju, et meil on tegelikult ka selle siukse, milline üks naine peaks olema, noh kui me hakkame üldse rääkima ilustandarditest, need muutuvad nii kiiresti, et noh, ma ei tea, vist peaks elamagi tänapäeval mingi plastilise kirurgiga koos, et jõuda kõigile ilustandarditele kogu aeg vastata. Ja tegelikult ka nagu siin ei saa mainimata jätta seda, et ikkagi endiselt majandus lokkab, mille arvelt? Naiste ebakindlus. On ju? Et selles mõttes me hakkame seda ise tegema, sellepärast et mingist hetkest meile endale tundub, et noh, alustuseks, miks meie kui naiste jaoks üldse suhted on nii olulised, sest meil on väga palju räägitud ikkagi lugu, on ju, et sa ei saa üksi hakkama. Et noh, minu vanaema, ma mäletan nii hästi, rääkis kogu aeg seda, et üksi hakkama ei saa. No sellepärast, et emal oli väga raske üksi, just nimelt, et kunagi see vastas tõele, tänapäeval on maailm nii palju muutunud, et tänapäeval küsimus ei ole enam selles, et me peaksime olema suhtes, sellepärast, et üksi hakkama ei saa, et pigem sellepärast hakkavad ka muutuma vaata suhted ja üleüldse selline suhete olemus, sest küsimus ei ole enam selles, et mul on vaja sind selleks, et hakkama saada, vaid et pigem on see, et sa pead, noh, et loome midagi enamat, kasvame, areneme koos. Et noh, minimaalselt see siuke arenguruum peaks suhtes tekkima. Meil ei ole vaja koos olla, vaid me tahame koos olla. Just. Ja sama lugu on ka see, et me enam, või noh, mulle tundub, et tulevikus me üha vähem hakkame nägema suhteid, mille ainuke eesmärk on luua järglane. Et tegelikult, noh, meie oleme muutunud, maailm on muutumas, suhted on muutumas, et Lilit, meil on räägitud lugu, et naine ei saa üksi hakkama, sellepärast, et noh, kunagi oligi väga keeruline naisena üksi hakkama saada. Et tegelikult ka meie oma enda sellises kultuuritaustas, kui me vaatame mõned põlvkonnad selja taha, siis nagu naistel, kelle mehed läksid sõtta, oligi väga raske üksi hakkama saada. Ja. See vastas tõele, et seal on alateadlikult ja päriselt ka põlvest põlve need asjad mõjutavad meid täna ka. Et naine peab meeldima mehele, kust kohast see küll tuleb. Sellepärast, et noh, come on, me kõik kasvasime niimoodi üles, on ju. Tahaks meeldida vastassoo esindajatele. Nii on, jah. Kas sa tahaks meile rääkida enda Lilititest ja läbi kogemuse, sest sina kui kogemustarkuse inimene siis? Mina kui kogemustark inimene, ma võib-olla tahaks paar juppi lisada veel selle sükse arhetüüpse poole pealt. Et meie enda kultuuriruum siin Eestis, jah? Jah. Et selle see ikkagi tuleks korra tagasi selle juurde, et see paradiisi aed on ju, ja see keelatud vili ja siis see sama siuke nagu suur legend, mulle, noh, minu suhe religiooniga selles mõttes, et mulle väga ei meeldi religioosseid teemasid torkida, aga ma millegipärast kipun seda siiski kuidagi mööda minnes tegema, on ju, aga ka see siuke legend, et kannata ja ole nagu tubli kodanik, on ju, ja siis sa saad paradiisi, et aga what if? Mis siis, kui see siin ongi paradiis? Et mis siis, kui me nagu on siuke, et ma ei tea, teen rasket tööd ja siis hullult kannatan ja siis tuleb mingi präänik, on ju. Ja siis, kui me ühel hetkel jõuame sinna nii-öelda nagu check-out'ini ja siis seal see nii-öelda stewardess küsib, et oota, aga kuidas teile puhkus meeldis? Ja see on siuke, oota, et see oli puhkus või? Ja ma ei osanud seda nautida või? Et noh, need keelatud viljad ja kõik muud asjad ja madu ja kuidas madu kasutatakse ka kui siuke nagu elujõu ja kundaliini energia sümbolina ja kõik muud asjad on ju, et lood ja legendid on huvitavad, kui nendesse natuke sügavamalt süübida, et üks asi, mis ma tahan, et mis jääks hästi nagu kõlama, on see, et Lilit on jõud, mis aitab sul astuda välja mugavustsoonist ja minna üksi. Ja väljas sul mugavustsooni hakkab elu. Ja meil on kõigil elus mingid asjad, mida me teeme üksi iseendaga, ainult iseenda pärast või mida meil tegelikult oleks vaja teha üksi iseendaga ja iseenda pärast.
et noh, teatud mõttes me nagu noh, sünnime, sureme üksi, on ju. Me võime olla ümbritsetud inimestest ja värki, aga meil on ka elus need mingisugused kohad. Ja küsimus on siin nagu selles, et kas sa nagu tajud endas seda jõudu, et ma lähen nii-öelda oma teed, ka siis, kui mitte keegi teine ei tule muga kaasa. Jah, projektorina on see ka veel eriti keeruline, nii kerge on teiste inimeste sisse ära koduda või no lihtsam on teiste inimeste teemadega tegeleda, et nagu see on, aga see on ka jälle mingi põgenemismuster, et tegeleb teiste inimeste asjadega enda asjade asemel. No, see on üks parimaid viise, kuidas mitte tegeleda enda asjadega. Aga Lilithist me leiame alustuseks selle, kus me oleme kõik loodud olema liiga. Lisaks täidetusele muudele asjadele ka, ma tahan, et see jääks ka kõlama, et asi ei ole ainult Lilithis ja ma tegelikult ei soovitaks kellelgi nagu sellist oma ka human designi või sellist nagu võib-olla päris enesearengu teekonda või sellist sest Lilithi puhul me hakkame ikkagi rääkima ka traumadest, on ju, ja enesepisendusest, et kui me räägime human designi võtmes, siis ma oma teekonda ikkagi soovitan alustada strateegia autoriteediga, mitte Lilithiga. Ja Lilith pinnapealselt võib olla jälle siuke nagu et vaata, kui ägedat põnevaid fakte ma enda kohta teada sain, on ju. Noh, mis sinu Lilithga on? Meil on nad päris sarnased. Aga vaid pigem see, et okei, et kas ma tunnen selle ära ja kas ma nüüd nendes kvaliteetides ja nendes eluvaldkondades, et mis see minu taustastoori on? Et kui palju ma olen nagu pidanud häbenema seda, et ma olen liiga palju, pidanud häbenema oma alateadlikke ihasid ja siin on ka alateadlikud ihad ja väga tihti me ei räägi ainult seksuaalsusest, vaid me räägime ka sellest, et millist elu sa tahad elada. Milliseid suhteid sa tahad, kuidas sa tahad asju päriselt ise teha. Et miks mulle meeldib HD võtmes Lilithit kokku panna, noh, alustuseks on see, et human designist saab nii teadliku kui alateadliku Lilithi. Kui me räägime sellisest astroloogilisest sünnikaardist, siis seal on ikkagi üks Lilith, on ju. Noh, see 2 kalkulatsiooni on ju, mis HD teeb. Et see lisab sügavust. Ehk siis, et me räägime juba nagu 2. Üks on alateadlik, teine on teadlik, on ju. Ja üks kipub tõesti rohkem kehatasandil väljenduma kui teine. Ja kui me paneme nüüd human designile sinna taha veel astroloogilised märgid ja majad, siis sealt hakkab joonistuma välja siuke päris hea pilt sellest, et kus, millises valdkonnas, millises, ma ei tea, mingi teemas või arenguetapis või kus see sul kõige akuutsemalt välja mängib. Aga kui see mängib välja ka nagu ühes valdkonnas, siis paratamatult mõjutab see nagu kogu elu, on ju, et me kuidagi ei väsi kordamast seda, et see on nagu äge, et me oleme harjunud ära tükeldama oma elu, on ju. Noh, et ka mingi ratas vaata, et kui rahul sa mingit eluvaldkondadega oled. Et elu on tegelikult tervik. Ja ebatasase rattaga on päris raske kulgeda nagu. Et seda ma nagu tahangi öelda, et tegelikult paratamatult on nagu sisemine välimine on nagu omavahel väga tihedalt seotud erinevad eluvaldkonnad ka. Et ma ei usu sellesse, et kui sul nagu näiteks sakraal on ju, et kui tööalaselt on täitsa tuksis, et sa saad olla nagu õnnelikus suhtes, on ju, või kui su minapilt on täiesti tuksis, siis sa tegelikult saad olla päriselt rahulolev oma töös. Et kõik on oma vahel seotud, sama lugu on see, et tervis, et ei ole võimalik, et sa oled nagu tohutu stressis ja erakordselt rahul olematu näiteks oma töövaldkonnas, sa oled täiesti terve, särav ja vitaalne ja sul on kõik superluks. Et need asjad on omavahel seotud. Nüüd, kui me räägime Lilithist, siis häbi. Kui ma jätan ta praegu hästi HD konteksti, ei pane sinna sükest nagu astrot ja muid asju juurde, on ju, siis minu mõlemad Lilithid asuvad Kõris. Ma võin kohe ennatlikult öelda, et ka Kiron asub Kõris ja Kironit on hea vaadata koos Lilithiga, aga enne Lilith ja siis Kiron. Et meil hästi tihti on see, et Lilithis me kipume olema hästi reaktiivsed, kui me seda hästi palju alla surume. Ja me teame, et nagu mingit energiat, eriti kui me räägime sellist hästi suurest, toorest sisemisest jõust. Et kui sa seda nagu lõputult alla surud, siis energia ei kao ära. Vaid muutub reaktiivseks. Ja mõjutab kõike muud seal ümber. Täpselt. Et Lilithis, kui me ei õpi seda osa endast tundma ja targalt kasutama, siis me oleme ühtepidi hästi vägivaldsed enda suhtes, sest et see nõuab tegelikult tohutut pingutust kogu aeg ennast alla suruda ja tegelikult me õpime ise endaga seal manipuleerima häbiga.
et alguses võib-olla meid on kuidagi nagu häbistatud välja poolt, vaata ära ole liiga palju, on ju. Ja siis me hakkame ise ennast manipuleerima häbiga, nii-öelda häbiga korrale kutsuma. Et see on võib-olla selline esimene asi, mis võiks nagu siit kõlama jääda Lilit, mitte Lilit, on ju, aga et kui palju võib-olla ka sina püüad ennast kas siis distsiplineerida või innustada midagi ära tegema või panna ennast arenema läbi süühäbi ja hirmu. Ja mis teised must arvavad ja kas ma olen liiga värviline ja kas ma olen liiga vali. Ja kui nad veel ometi teada saaksin, milline ma päriselt olen. Et süühäbi ja hirm ei väsi kordamast, et kõige raskemad sellised emotsioonid, seisundid on ju, et hästi tihti tegelikult nad juba muutuvad seisundiks, et mina ilmselt siis, kui ma avastasin, et siuke nagu süütunne ja häbi on minu jaoks juba seisundid, see on siuke vau, et ilma selleta üldse kuidagi nagu saabki või. Et täiega soovitan vaadata just seda poolt, et kas sa ise teed sa täna endaga sama asja. Et sa selle asemel, et ennast kiita ja tunnustada, innustada, on ju, nagu toetada. Sa teed seda siuke, et mis siis saab, kui sa seda nüüd ära ei tee, siis tuleb karistus ja see, et vaata, näed jälle sa veilisid, et need on kõige raskemad seisundid, emotsioonid, tunded, vahet ei ole, mida nad täpselt siis, kelle jaoks, mida nad tähendavad, on ju, aga raskus, nii kui sa lisad millelegi raskust, läheb raskeks, et läbi raskuse sa kasvatad jõudu, on ju, aga jah, mingist hetkest, kui sa oled palju jõudu kasvatanud, siis kui sa seda jõudu rakendad, jällegi targalt, siis läheb asi lihtsamaks. Aga seda tuleb hakata loovalt rakendama ja Lilit on hästi reaktiivne. Mida rohkem seda alla suruda, mida rohkem on sul nagu taustal mängus seda häbi, siis seda rohkem paratamatult on need reaktiivsed hetked. Ehk siis see klassikaline näide suhetes on see, et hullult pisendan ennast, hullult surun ennast alla väga-väga palju aastaid. Ja siis on mingi kire mõrv või teed suke mingi äkkviha ja kõik need värgid, on ju. Et seal on nagu tavaliselt igasugustele sellistele väga räigetele, äkilistele väljapursetele, mis siis sõltuvad palju sellest, et millises keskuses ja millistes väravates sul Lilit on ja kas ta üldse lingib ära veel mingisuguse muu aktivatsiooniga ja otse loomulikult siis see astroloogiline pool sinna juurde, aga et kus sa võid olla ka nagu väga vägivaldselt reaktiivne, kõigepealt oled hästi vägivaldne enda suhtes ja siis käib see siuke litakas väljapoole. Et ja targalt kasutatuna on see siuke tohutu sisemine jõud, mis aitab sul välja astuda mugavustsoonist, sellest aedikust, kus sa võib-olla oled nagu pikka aega olnud, kus on nagu okei, aga kus ei ole seda vabadust, ei ole seda õhku, ei ole seda hingamisruumi. Et ma olen nagu seda meelt, et me ei ole ikkagi tulnud siia selleks, et elada aedikus ka siis, kui see on nagu kuldne puur või seal on nagu, ma ei tea, mingid ilusad lilled või need õunad, mida süüa ei tohi, on ju. Et me ei ole tulnud siia selleks, et elada aedikus või puuris. Ja kui väga ka ei tahaks nagu näpuga näidata väljapoole, siis tegelikult meie oleme need, kes hoiavad ennast. Jah, mulle meeldis see, mis eelmine transiit jagasite see, et kui me ise ei usu, et me oleme häid asju väärt või me ise ei ole enda vastu hellad või meie enda sees pole kergus, siis kuidas me saame heldada, et meie ellu tuleb rikkus, armastus, küllus, kõik need asjad, mida me näiliselt kõik tahame, aga kui me ise ei usu, et me seda väärt oleme või ise ei kohtle ennast vastavalt sellele, siis on... See on see siuke, vähemalt minu kogemuslikult ja töös inimestega ka, et see selline paradoks, et ma võin nagu istuda, ma võin küsida, ma võin tellida, ma võin manifesteerida, mida iganes ma võin teha, kuigi minu puhul manifesteerimine toimib nagunii vastavalt seisundile, on ju. Aga point on selles, et me võime küsida, mida iganes me tahame, aga vastu saame me võtta või siis me tegelikult juba näeme seda, mida elu meile pakub ikkagi läbi oma filtri, on ju, et vastu saame me ikkagi võtta seda, mis on kooskõlas meie minapildi ja uskumussüsteemiga. Et igades Lilit, nüüd kas sa tahad, et ma jagan isiklikku kogemust enne või et ma räägin põgusalt, võib-olla räägiks korra kas või läbi keskuste, selles mõttes, et kõigist väravatest ei jõua siin kindlasti rääkida ja tegelikult Lilit on hästi selline pildi kokkupanemine, et seal ei ole vaata seda mustvalget, et kui ta sul on siin.
jaa, ma olen korra juba öelnud, et mul nagu jooksis pusle lõpuni kokku, kui ma nagu peale HD õppimist õppisin ka Liliti ja Kirani juurde, ma sain mingit asjadest aru, millest ma ei saanud varem aru, miks ma käitusin nii või mis mul viga oli, näiliselt oli kõik hästi, aga mul lihtsalt oli nii valus, et ma nagu põgenesin umbes, et minu enda jaoks need kevadised, need pikad Kirani ja Liliti teekonnad lõid, ma ei osanud oodata, et need kuidagi nii teraapiliseks saavad, sest vaata, ma olin teinud neid lühemaid suume juba enne, on ju. Aga need 2 teekonda sellest kevadest, nad on nagu, ma vahepeal tegin seda mingit flashback, siuke highlights of my HD karjäär, on ju. Ja need on kindlasti top 5. Ja värav 10 on ka seal juures, saad aru jälle, mis teema on, ja me räägime ikkagi see enese armastus oma enda siuke sügavama haava tervendamine, heatahtlikkus iseenda suhtes ja sinna juurde ka oma sellise jõu ja väe, nii-öelda omaks võtmine ja selle rakendamine. Et miks Lilit ja Kiran minu jaoks on omavahel seotud, on see, et Kiranis me saame haiget ja seal on vähe heatahtlikkust. Ja kui me hästi palju pisendame, surume ennast alla, siis me tavaliselt kipub see häda olemagi nii, et ma saan haiget. Et oletame, et mul on nagu mingi emotsionaalne luumurd siin, mida sa silmaga ei näe, on ju, ja see läheb mulle kogemata vastu. Ja ma saan väga palju haiget. Ja siis selle asemel, et olla endaga heatahtlik, siis kui mul on see alla surutud toores, see jõud seal veel alla, on ju, siis üks variant on see, et ma peksan sinu läbi ja mul on pärast veel valusam. Või siis teine asi on see, et ma hakkan endale veel rohkem haiget tegema selleks, et ennast kinni hoida. Et Lilitit me kardame tavaliselt enda puhul. jah. Et okei, ma panen siis ikkagi siuke enda selle jupi siia takkaotsa ja loodan, et ma jõuan põgusalt kas või mingi paar sõna keskuste kohta ka rääkida, aga minul on üks Kiranitest on kõris. Eneseväljendus on täiega minu teema, hääl on olnud täiega minu teema, see, et mida ma ütlen ja kuidas ma ütlen ja nii edasi, see on teine teema, Kiranist eraldi, ka väga siuke sügav teema, hästi-hästi oluline teema, aga minu Lilitid on 31. ja 62. väravas, mis on mõlemad kõriväravad. Ja minu lapsepõlve põhivärk on see, et räägin liiga kõvasti tänase päevani ja minu põhivärk on see, et Helena räägi vaiksemalt. Väga tuttav. Helena räägi vaiksemalt. Järgmine siuke asi, mida mul on palju ette heidetud, on see, et oma privaatsel ajal mul on küllaltki vaikne tüüp, mida siis tihti ei ole näha, on ju. Et kui ma hakkan rääkima, eriti kui ma veel kaon mingisse vooseisundisse, eriti kui ma hakkan rääkima millestki, mis on nagu minu jaoks oluline, mille osas mul on ka teadmisi, värav 62, siis ma kipun kogemata minema väga detailseks, mida ma arvan, et kõik inimesed, kes on mind kuulanud või muga Zoomis kokku puutunud, juba teavad. Nüüd see tähendab seda, et ma kaotan ennast ära sinna, mis tähendab seda, et ma võin rääkida pikalt ja kaua. Mis tähendab seda, et kui ma peaksin rääkima niimoodi, et ma peaksin rääkima ka koos teiste inimestega, siis ma võin rääkida kogu eetri ise täis ja teised inimesed ei saagi sõna. Mis näeb välja nagu väga isekas ja lugupidamatu ja kõike muud, aga minul kaob see nii automaatselt, mul kaob igasugune ajataju selle ära. Teine tahk selle juures on see, et sa räägid asjadest valesti, sest et mul on oma viis, kuidas ma asju kirjeldan, mul on omad mingid näited ja värgid, et minu põhihirm väikesena, mida mulle väga palju heideti ette, on see, et ma sõnastan asju valesti, ma vastan valesti. Mul on HD võtmes ka näiteks väga palju öeldud, et ma ei anna seda edasi õigesti, sest ma teen seda omal moel. Et parem ole vait, äkki sa ütleb midagi rumalat või äkki sa ütleb midagi valesti. Et selles mõttes, et see tänane mina ei ole üldse see mina, kes ma olin kooli lõpus või ülikooli ajal või veel, ma arvan, mingisugune 6 aastat tagasi. Et mul on olnud omad mingid vaatenurgad ja värgid, aga ma pole neid üldse kellelegi väljendanud. Sellepärast, et mine sa tea, et pärast heidetaksegi välja, on ju. Ja mind on välja heidetud ja jõuda sellesse kohta, kus teate mis, et aga ma olengi okei. Et ma ei ole nõus enam rääkima mugavaid asju või seda, mida inimesed tahavad kuulda, lihtsalt selleks, et kuhugi kuuluda. Et kas sa oled päriselt valmis rääkima ka oma tõde, jagama asju, tegema asju nii, nagu sulle tundub õige, kas oled valmis minema oma teed, ka siis, kui mitte keegi teine suga kaasa ei tule. See tuleb nüüd see värav 31 kvaliteet juba ja värav 31 on, vaata kuhu ta ära lingib, on ju 7. Liiga jõuline hääl
see on olnud noh, alustuseks see, et siis, kui ma väike olin, siis mul on alati olnud, ma olen seda nii palju igal pool mujal jaganud, ma pole lihtsalt Liliti konteksti sinna juurde pannud, et mul on selline, pigem selline noh, nagu omamoodi kõlaga hääl, mis ei ole selline õrn ja naiselik ja värki. Et juba kui ma väike olin, siis mu vanema hästi palju tegi mulle etteheited, et räägi peenema häälega, sa oled ikkagi tüdruk. Ma kunagi proovisin rääkida peenema häälega, päris kohutav oli. Noh, eks. Ja siis oli see, et üks osa ütleb, et vaata, et sa midagi valesti ei ütle, vaata, et sa vale hääle tooniga seda ei ütle. Äkki parem on siis üldse, ja vaata, et sa liiga kõvasti seda veel ei ütle. Nagu halloo. Lihtsalt olegi täiesti vait ja selles mõttes, et ilma naljata mul tegelikult on noh, see lõualuu teema, ma seda jagasin ka vaata seal Liliti teekonnal on ju, et mul tegelikult nagu hästi kõvasti hammaste risti hoidmisest on ka, et selleks, et mul nagu noh, kuidagi täieslik hambumus oleks on ju, peaks mu lõualuud ära murdma ja noh, nihutama ettepoole on ju, et ma olen kunagi nagu toore jõuga hoidnud hambaid koos on ju, et liiga kõvasti, liiga valjult, liiga jõuline, et ma olen eneseväljenduses kohati jõuline, eriti siis, kui ma kipun rääkima asjadest, mida ma tean, noh, jagama teadmisi on ju, et sinna läheb mingisugune jõud taha, mis osadele sobib, teistele ei sobi, aga see on minu loomulik viis. Ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ja seal on 31 ei ole mitte lihtsalt seotud ainult mingite asjade jagamise ja rääkimise ja mingite liidri kvaliteetidega on ju, vaid seal on tegelikult noh, kuna taustal on ikkagi identiteedikeskus on ju, siis seal on ka see, et kas sa oled valmis minema sisuliselt ka oma teed. Noh, et mitte järgnema kellelegi, mitte olema mugav, vaid et kas sa oled valmis minema oma teed selleks teada iseendaks. Ja noh, siin on ikkagi kombo, vaata, et ma ei saa oma Liliteid ära võtta kogu muust kompotist, on ju, noh, mingi väram 10 ja muud asjad, aga seda ma olen elus nagu väga palju tundnud, et kas ma olen valmis lahkuma kusagilt või jätma hüvasti mingite inimestega selleks, et minna oma teed, olla rohkem mina ise, et jääda kindlaks oma enda tõele. Et üks nagu selliseid keerulisemaid kohti elus on see, kus sa peadki hüvasti jätma võib-olla nagu väga oluliste, väga kallite inimestega, sellepärast, et sa saad aru, et sa ei saa seal olla sina ise. Sa ei saa ise endale oma tõele seal truuks jääda. Et need kohad, sealt tuleb jõud ja jõud rääkida, noh nii-öelda, noh minu puhul siis jõud rääkida ikkagi seda, taguda oma trummi ka siis, kui kellelegi ei meeldi, kui kedagi ei huvita. Et ei hakka nagu soovilugusid mängima lihtsalt sellepärast, et koguda populaarsust või et olla meeltmööda teistele, et oleks siis nagu see tore, turvaline Eeden on ju. Ja siit Lilitist tuleb ka see, et miks mul on ka ju öeldud, et to the max respekt, mida sa teed, on ju, aga me ei taha näiteks, et seda jagaksid, et ala valmista materjal ette, on ju, aga me tahame, et seda materjali kannaks kusagil ette keegi teine. Et ma ei vali sind ainult sellepärast, et sa oled sina ja ma ei vali sind ainult sellepärast, et sa kuidagi väljendad ennast nii, nagu sina ennast väljendad. Ja sellega tuleb olla okei. Ja selles mõttes, et tegelikult on the bright side of the things, et see ei ole ainult kurb lugu, seal on tegelikult tohutu jõud taga, et ma tegelikult täna ju saan aru, et vähemalt kusagil on nagu mingi hulk inimesi, keda see, mida ma teen ja jagan, kõnetab, liigutab ja aitab. Ja ei, ma selles mõttes mõistan, mul on tere lapsepõlli, et räägi vaiksemalt ja räägi bussis nii kõvasti ja üldse nagu, aga ma olen leidnud ka, et teinekord on kasulik, ma saan üle platsi karjuda, kõik kuulevad, mind ruupurit pole vaja. Siis kui ma koolis õpetasin psühholoogiat nendele pubekatele ja ma sain seda teha auditooriumis, mitte tavalises klassiruumis ja siis alguses kõik olid nii mures, vaata, et kas ikka kajab ja tavaliselt ikkagi on siin mikrofoni, ma ütlesin, et võtke rahulikult. Et jaa, sellel on oma väga, et räägid ja kuulatakse,
nii, kõrikeskusest sai natuke räägitud, tahad sa mõnest? No ma tegelikult mõnesti kiiresti ei saa, ma püüaks võib-olla, me teame, vaata, ma nüüd just mainisin ära, on ju, et nii kui ma detailseks lähen, siis ma räägin kõvasti ja ma räägin pikalt, aga hästi põgusalt. Või siis teine variant on ka see, et ma panen hoopis selle mingisuguse väikese faili ja siis ei lähe hullult kiirustamiseks. Et vaata, kui me paneme mingi väikse lingi, on ju, et me tegelikult võiks täiega postituse tekitada näiteks kodukale ka, on ju, et kus sa saad üks väikse ülevaate, et mis ta erinevates keskustes on ju. Et kõri on eneseväljendus, hääl, kõik eneseväljendusega seotud, et me tegelikult kõrist oleme siin korduvalt rääkinud, on ju, et kõik otsib väljundit läbi kõri. Ja kõris on ka see, et mina sellena, kes ma olen, on ju, see, mis vaatab identiteedikeskuse suunas, et milline sa oled, kuidas sa elad, et ega ei ole, inimesed ei ole väga heaks kiitnud ka seda, et kuidas ma nagu oma elulisi valikuid teen. Ja ma olengi siuke nagu argielus ja siuke kohati paras nagu eraka, on ju. Et sotsiaalselt väga võimekas, aga tegelikult vabal ajal on nagu mingi vaikuse iseendaga veedetud aeg on püha, mis kohati tundub nagu täiesti arusaamatu. Et kui me võib-olla siuke nagu hästi püüaks pinnapealselt asjadest rääkida identiteedikeskuses Lilit, mina iseendana ühel või teisel moel, on ju, et seal hästi sõltub nendest väravatest minu suunataju, minu keha, minu välimus, minu kirg, minu väärtus, mina. Et mina olemuslikult iseendana olen kuidagi liiga palju, et seda tuleb häbeneda, seda tuleb tagasi hoida, seda tuleb alla suruda. Liliti põhiteema on häbi. Sind on kunagi häbistatud sellepärast ja mind on häbistatud sellepärast, et olen nagu liiga kõvasti asju öelnud või liiga valesti asju öelnud või laulnud mööda, ma läksin kooli, see on täiesti teine teema, ma olen sellest ka nii pikalt rääkida, ma sellest nii palju rääkinud, on ju, et kuidas teinekord läheb mingi 36 aastat ja siis avastad, et oota, kas sa tegelikult võiksid osata laulda, sest sa pole lihtsalt kunagi õppinud, sellepärast et sellest hetkest peale, kui sa kunagi esimest korda laulsid mööda ja sulle öeldi, et sa ei oskagi laulda ja sul on kole hääl, see nagu mitte kunagi enam suu maigutamisest kaugemale ei läinud. Et häbistamine ja tihti on siin häbistatud ka nagu kas siis oluliste inimeste ees või kool, on ju, et ei ole mugav, kui sind kuidagi klassi ees, on ju. Ei ole. Jah, jätab jälje ja kõik need asjad elavad meie sees edasi, enne kõike seosed, mis on nendes olukordades tekkinud. Et küsimus ei ole niivõrd enam võib-olla selles olukorraga seotud emotsionaalses traumas, vaid selles seoses. Et kui ma näiteks lähen ja kui ma näiteks räägin oma tõde või räägin oma häälega, siis võib-olla, siis see viib välja selleni, et näiteks inimesed, kellele ma tahangi meeldida ja üleüldse inimestele meeldimine ja seesama Aadama Eeva lugu, ka seal on seoseid. Et ma tegelikult tahan teiega seda arhetüübi osa pikemalt lahata. Et aga sinna me jõuame. Emotsionaalkeskus. Kõik, mis on seotud intiimsuse, loomingulisuse, emotsioonidega, täiega soovitan pöörata tähelepanu täpselt väravatele, kuhu suunas see värav siis vaatab, on ju. Aga siin võib olla ka nagu selliseid seksuaalsusega seotud teemasid, mis puudutab seksuaalsust, come on, naised ja häbi, keha häbi. Et ühel või teisel moel. Me ei ole kasvanud, meie põlvkond veel ei ole üles kasvanud selles kohas, kus me naistena ei peaks häbenema oma keha. Ei peaks häbenema, millised me välja näeme, sellepärast, et kui me ei häbeneks, millised me välja näeme, siis nagu jällegi suur osa tööstusharusid kukuksid kokku. Meil ei oleks vaja nii palju iseendaga teha ja meil ei oleks vaja nii palju kuidagi nagu midagi võimendada või midagi püüda kogu aeg ära peita. Et vaata tegelikult, kui palju me püüame ära peita ka oma mingisuguseid ebatäiuseid, aga samas ometigi hommikul ei ärka keegi meist või vähemalt mina küll ei ärka hommikul mingi täiuslikuna, on ju. Ja. Keegi meist ei ole täiuslik. Või täiuslikkus ei ole ka eesmärk, kus sa lähed loomulik, ma tegelikult tahaks tulla tagasi selle juurde, et mitte, et keegi meist on ju, vaid et loomulik ei ole täiuslik. Ja kui looduses ei ole midagi täiuslikku ja see on ikka ilus. Jah, et selles suhtes mul on hästi hea näide päriselt ka, et mine vaata lilli aasal. Et kui lähedalt vaatad, mitte ükski neist ei ole täiuslik, ei ole sümmeetriline, aga kõik on jumala ilusad ja nii kui sa vähegi nagu vaatad tervikut, siis nagu vau, on ju. Et sakraal.
enda sundimine oma ihade kergede, kusjuures emotsionaalkeskus ka, noh vaata ihad on ju, et seal see emotsionaalsed ihade valeks tegemine, enda piiramine, nii seda siis noh, nii emotsionaalse toimetuleku võtmes, et emotsioonid on näiteks üldse ära keelatud, seal päriselt hästi palju mängib rolli see, et mis väravast on ju, noh ja sinna vundamendina juurde ka majad ja märgid, aga emotsionaalsed ihad, kired, emotsionaalne toimetulek, kõik see pool on ju, lähisuhted, et hästi tihti lähisuhte teemad, no vaata see hõimu jada, mis sealt läheb, on ju, 19, 49, 6, 59 ja 40, 37, et sakraal, eluenergia kasutamine, liiga särav, liiga vitaalne, noh, kogu see värk on ju, see sundsuse teema, et rahulolu naudingud, noh, et lubada endale üldse sükest nagu noh, vabalt elamist, spontaansust on ju, keha vabaks laskmine. Et noh, eriti vaata nüüd kõik need tantristlikud energiat, mis on siis identiteedikeskust ja sakraali ühendavad, et seal on hästi tihti, noh, seal on tihti seksuaalsus hästi teema, ühel või teisel moel on ju. Aga häbi on see süke läbiv noot ja tavaliselt seal on need mingid olukorrad, kus on noh, küllaltki varakult juba häbistatud, kas sind on ka sinu noh on jah, tegelikult sa mainisid, vaata, et see liiga kõvasti mingi bussis ja ikka kogu aeg oli, et liiga vali ja liiga kõvasti ja liiga samamoodi liiga madal hääl ja kõik need asjad nagu, et ja ei ole tüdruku hääl. Juured, surve, stress, ambitsioonid, kuhu sa tahad jõuda, kuhu sa tahad edasi liikuda, liiga impulsiivne, liiga aeglane, kogu see süke survevärk, mida ma olen palju näinud, on võib-olla 58 ja 54 lilititena, noh, mis puudutavad hästi vaata just seda sükest ambitsiooni ja süke, et noh, vitaalsus, elujõud, et noh, ole vähem elus, ole vähem energiline, on ju, et see on ka nii, noh, nii juurte kui sakraali teema, et noh, tegelikult natuke nagu nõme vaata, et me teeme seda nii, noh, nii kiiresti ja nii maraton pinnapealselt, on ju, sellepärast, et see on, noh, ma just enne ütlesin, see on minu jaoks ebaloomulik, aga lihtsalt süke väike killuke, et saaks aru, kuidas seda pilti hakata kokku panema, et põrn, intuitsioon. Noh, kõik, mis puudutab just nimelt seda sükest tajupõhist, selle häbistamine, selle valeks tegemine, selle alla surumine, kogu aeg on vaja midagi muuta, midagi parandada, ei usalda oma tajusid, ei usalda oma väärtused, ei usalda oma sükest, noh, ei usalda seda tajupõhist ja seda on pigem häbistatud kunagi. Ehk siis, et noh, ala tajusid midagi väljendasid oma seda intuitiivset osa ja 57-10 seal võib olla ka väga palju häbi näiteks selle osas, kuidas sina, noh, mida sina ilusaks pead. Et noh, mida sa ka vormi tasandil ilusaks pead, et enda arvates tegid midagi ilusat ja siis nagu keegi tuli ja tükk, et mis kõik see on. Et hästi palju kõik see selline tajupõhine ja see, et see dissonants. Et tajusid, noh, me ju selles mõttes eriti väikestena me tajume asju väga selgelt, aga väga tihti meil nagu räägitakse need tajud ümber, on ju, noh, et ala, et ma tajun, et mu ema on jumala kurb ja see ema teeb kogu aeg nägu, et on tegelikult õnnelik ja rõõmus ja kõik on hästi. Ja siis ma hakkangi kahtlema iseendas, et seal võis olla ka mingid spontaanseid hetki, kus võib-olla väiksena ütlesid midagi, noh, valel ajal vales kohas välja, on ju, just sellist intuitiivset ja tajupõhist ja siis selle eest said häbistatud. Et hästi tihti ikkagi siuke kõik, mis läheb sinna projektorite energiaahelatesse, siis seal on nagu mingi valel ajal vales kohas midagi välja öeldes, siis noh, selle eest on kuidagi häbistatud, on ju, ka kõik, mis puudutab siukest manifestorlikku energiat, siis seal on nagu noh, et liiga algatav, liiga kärsitu, liiga jõuline mingites erinevates valdkondades, noh ja sakraalne energia on siis teed lihtsalt asju valesti või tahad elada valesti või noh, mis rõõm ja rahulolu nauding ja noh, raskelt ja värki on ju liiga kergemeelne, liiga. Et ühesõnaga põrna pool siis tajud häbistatud oma selliste tajude või oma sellise tunnetuslikuma poole eest ja seal on nii palju erinevaid jälle kvaliteete ja viise, kuidas see läbi mängib. Südamekeskus. Kõik, mis on seotud selle tahtejõu ja egoga, liiga egoistlik, liiga ambitsioonikas, liiga jõuline, liiga kontrolliv, liiga noh, naiste puhul eriti vaata, jällegi see, mis meeste puhul oleks kuidagi nagu soositud ja tunnustatud, jah, et ma tahangi tegelikult öelda päriselt ka meeste ja naiste puhul Lilith mängib nagu täiesti erinevalt välja, et naine ja ikkagi kusagil taustal on see, et naine peaks olema vähem kui mees.
mugavam kui mees. Ja me ei ole tegelikult üldse siin selleks, et konkureerida. Noh, et tegelikult, kui me räägime ka, jälle tuleme tagasi selle loo alguse juurde, on ju, et loodud võrdsetena, see tegelikult tähendab seda, et kui kaks tervikut saavad kokku, nad peaksid hakkama looma nagu, noh, uut enamat, suuremat tervikut ja enamat. Ja see on selles nagu nii äge, kui sa vaatad nagu nii iidseid legende ja kui suur tarkus on seal olemas, kui sa vaatad natuke sügavamale, kui see pinnapealne, noh, kiht on ju. Et algselt kokku said kaks tervikut ja kuna nemad ei osanud luua, noh, seda midagi ühist uut, on ju, siis loodi kaassõltuvus. Keegi on tükk millestki ja selleks, et saaks sündida terviklikkus. Vaata, kui põnev, on ju. Vaata, kus see mõjutab maailma nagu väga pika aja vältel. Et Lillit. Mulle väga meeldivad need kohad, kuhu öeldakse, et see pole oluline ja noh, Lillit ja Kiron on nagu kaks aktivatsiooni, millesse nagu haadevõitmist tavaliselt ei vaadata. Et noh, nagu me alustasimegi, et noh, minu jaoks oli nagu kuidagi hästi oluline, et tekiks võimalus, et saaks ka täiesti tasuta teha kaarti, kus sa seda näed. Sellepärast, et Lillit ja Kiron on kohad, kuhu tihtipeale ka hästi traditsionaalses astroloogias ei vaadata. Või noh, nüüd üha enam vaadatakse, üha enam räägitakse, aga noh, maailm on ka muutumas. Et minu arvates kõik need kohad, eriti kui me räägime mustast kuust ja alateadvuse tumedamatest kohtadest, on ju, no jumala eest vaata sinna. Noh, et kui sa kogu aeg väldid voodi alla vaatamist, sellepärast, et äkki seal on koll, siis nagu lihtsalt võta kätte, vaata voodi alla. Et kõik, mis puudutab krooni ja mõistust, uskumused, unistused, visioonid, kuidas sa maailmast aru saad, sinu mingisugused taipamised, sinu teadmised, sinu inspireerivad ideed, sinu kujutlusvõime, kõige selle eest. Noh, liiga out of box. Või siis noh, kõige lihtsam asi on see, et kõik, mis tundub nagu kuidagi normist kõrvale kalduv sellisel moel, on kõige lihtsam on ära kastitada, öelda lihtsalt loll. Et tasub hästi vaadata, mis keskuses, no see on nüüd ülilihtsalt süke nii põgus ja mul on tegelikult nii nõme rääkida Lilitest nii kiiresti ja nii põgusalt, sest et seal on nagu hästi sügav kiht on ja sinna peab süvenema nagu tervikuna, et aga mis... Kas on võimalus inimestel seda kuskil kuulata sind pikemalt rääkimas sellest ja sellest pikemalt süveneda, kellel klõpsas või tundis kutset? Kaia. Rääkisime siin, et kevadene koolitus oli väga teraapiline. Oli küll ja tegelikult ma vist ütlesin sellele juba tükk aega tagasi. Ma lihtsalt ei teadnud, kuidas seda täpselt kokku panna. Et tegelikult kevadel, kui need teekonnad läbi said, siis mul oli vaata peale seda juba kohe süke teadmine, et ma täiega tahaks need kaks nagu panna nagu tervikuna kokku. Ja ma tahaksin sinna lisada ka kõik need värav 10 teemad enesearmastuse, sest et värav 10 puudutab meid kõiki rolliväravana, isegi siis, kui ei ole nagu seal 10, 57 või 20. ja 34. väravat aktiivsena, on ju. Et ma täiega, jälle ma ütlen nagu highlight of my career, on ju, et see Zoom oli minu enda jaoks üks ka hästi olulistest. Et kuidas panna see teema sinna juurde, on ju. Siis kõik need siuksed nagu välise tingliku mõju teemad, see amatus, täidetus, et ka see, et kust kohast läbi millise, vaata see tingliku mõju topp on ju, et kust on tulnud need meie lood ja millistes lugudes on nagu aeg kõige rohkem hakata kahtlema. Et mis siis, kui see, mida mul on minu või maailma kohta õpetatud, tegelikult päriselt ei ole nii, mis siis, kui on nagu ikkagi what if, on ju. Et kuidas see pool juurde panna ja panna juurde ka siis see sama värk on ju, et aga kus sind on nagu üleüldse loodud ka täidetuse võtmes, mitte ainult Liliti võtmes, liiga palju olema. Ehk siis, et kuidas oleks võimalik kogu see punt niimoodi nagu kokku panna, on ju, et oleks võimalik nähtavaks tuua nii just nimelt sinu see selline unikaalsus, sinu sisemine jõud, sinu see haav, kus sul tegelikult tuleb olla endaga nagu leebe ja mõistav ja mida on sul vaja nagu enda puhul aktsepteerida, et nii on, this is me ja ma võin nagu terve elu seda häbeneda, seda kuidagi retsida, lõhkuda, pisendada, suruda, aga sama hästi ma võin lihtsalt võtta kätte, hakata ennast armastama sellisena, nagu ma olen. Ja sellest kohast või ma nagu, ma võin ennast muuta, ma võin ennast paremaks muuta, aga me võiksime ära lõpetada selle nagu süke, mis siis saaks, kui me lõpetaksime ära selle parandamise, mis ei vaja parandamist? Mis suudaks luua palju enamat. Selles ongi point, et jaa, on eriti
jällegi kiron on ju, et tervenda seda, mis vajab tervendamist, lase lahti nendest lugudest ja uskumustest, mis on oma aja äraelamist, pole üldse sinu omad, jumal teab, kust need tulevad. Et miks mulle hästi meeldib vaata neid nagu legende asju sisse tuua, et üks asi on see siuke isiklik tasand, meie isiklikud lood, aga meid palju rohkem mõjutavad need keskkonnalood, kus me kasvasime, sellepärast tasub teada, mis keskkonnas sa kasvasid, millised olid selle keskkonna mingid mõttemustrid, uskumused ja tasub teada ka tead sukest nagu seda suuremat kollektiivseid neid lugusid ja muinasjutte, näiteks, et tead see Prints valgel hobusele, kõik need, mis muinasjutte me lugesime ka väikesena, milline üks suhe peaks olema, on ju. Ja mul tundub, et väga paljud suhted täna lähevad ka karile või nagu ka see siuke noorem põlvkond, on ju, et sellepärast, et ei olegi Prints valgel hobusel, kuulge, see oli muinasjutt nagu. Nii, Elen, aga sa ikka väldid mul see küsimust. Ma väldin seda küsimust sellepärast, et jaa, ma tahan sellel sügisel teha teistmoodi pikema teekonna, ehk siis 3 kuud ja võimalik, et mine sa tea, mis 3 kuust välja kasvab, aga 3 kuud ja ma tahan selle kõik kokku panna ja isegi mitte enam öelda, et tere tulemast HD-d õppima, sest et me kõik oleme juba aru saanud, on ju, et Helena võib öelda, et tere, tule avastama Lilitit ja see kujuneb eneseteraapiliseks teekonnaks. Et jaa, ma tahan septembri lõpus seda teha uuesti ja nüüd sügavamalt ja teistmoodi, et mul on tekkinud nüüd kuidagi hästi ootamatult viimase aja mingid, ma ütlen, Lilit on teemaks tulnud hästi-hästi palju ja sellega seoses on tulnud ka kuidagi hästi palju erinevates kontekstides sellest juttu ja sinna juurde kiron ja värgid, et mult küsiti see sama küsimus siin mõned päevad tagasi ja siis mul käis mingi siuke, et aga tegelikult ma nagu ammu juba jaa öelnud ja ma tegelikult lihtsalt nüüd juba tean, et ma tegelikult tean ka, on ju, et lihtsalt nagu ütle ja go, on ju, et nüüd mul on tekkinud ka see siuke, et see tunne, et okei, davai, et aga teeme ära. Et ma olen ka endale ikka vahepeal nagu pikalt kuidagi lugusid rääkinud, et neid enesearmastuse teemasid ja asju puudutatakse hästi palju. Aga et mis siis, kui vaataks sinna nagu sügavamalt sisse, sellepärast, et ennast armastada ja samal ajal häbeneda ja tunda süüd ei ole võimalik. Sa ei saa ennast armastada ja häbeneda samaaegselt. Ei ole. Ja kui sa ise ei arva, et sa häid asju väärt oled, siis elu ei anna sulle ka häid asju. Tegelikult võib anda, aga ise asi on see, et need head asjad võivad laual olla. Aga kas sa võtad need head asjad sealt laualt? Aga aitäh, Helena, et sa jagasid meiega oma ketselikke maailmavaateid ja kiiresti saada. Ja oled valmis selleks teekonnaks, et kõik, keda huvitab, saavad siis kirjutada meile või kommenteerida. Kodukal on info. Ma arvan, kõige lihtsam ikkagi on see, et Kodukal on info ja see strateegia autoriteet, et kui kuidagi nagu plõksab, kõnetab. Kutsub, plõksab, kõnetab, tahad, whatever. Ja reflektorid siis võtke nii kaua aega, kui on. Et kui kuidagi kõnetab, kutsub, tekitab mingisuguse sisemise impulsi, et ma ei tahagi nagu sellist müügijuttu teha, sest et ma tahaksin, et need, kes valivad selle teekonna, valiksid selle õige koha pealt, on ju. Aga mis võiks hästi kõlama jääda, on see, et Lilit, et me tegime mingit supermaratoni siin praegu ja see on palju sügavam teema ja kui sa otsustad hakata Lilitit iseseisvalt avastama, siis ole hea, uuri neid keskuseid, aktivatsioone, võta juurde ka see astropool, eks ju, et uuri seda just, vaata seda läbi selle prisma, et kas mind on selles vallas kunagi häbistatud ja kas ma olen siin kuidagi püüdnud kogu aeg ennast alla suruda selleks, et vältida potentsiaalselt sellisesse häbiväärsesse seisu sattumist. Ja kas kusagil taustal on mingi lugu, et kui ma seal lasen ennast päriselt vabaks, siis see viib välja selleni, et ma olengi täiesti ihu üksi ja mitte kellelegi ma ei meeldi, keegi taha mu sõber olla, sest et Lilit on reaktiivne. Ma kas nagu mugandan ennast, et meeldida kõigile, või siis, kui ma lasen ennast täiesti vabaks, et siis ma ei meeldi enam mitte kunagi mitte kellelegi, olengi täiesti ihu üksi. Et tegelikult ka see on nagu see äärmuslik dünaamika seal on ju, et tegelikult siis, kui me oleme päriselt meie ise, kui mina lasen ennast täiesti vabaks, on päriselt mina ise, siis nagu täiesti kindlasti ma tean, et on inimesi, kellele ma üldse ei meeldi. Suure tõenäosusega on ka neid inimesi, kes nagu... Jaa, aga nagu me oleme varem rääkinud, et palju mõnusam on, kui sa meeldid inimestele sellepärast, kes sa oled, kui see, keda sa näitled, et sa oled või sa üritad olla. Jah, selles suhtes, et minu jaoks on ka täna see, et ma olen see, kes ma olen ja kui nii,
siis nii on ju, siis me loome hoopis uuelt tasandilt mingeid selliseid väärtuslikke suhteid, aga kui me hakkame nagu kuidagi fake nice olema, nunnutama ja lipitsema, siis me ju teame, kus kohast me kokku tuleme ja me teame, kuhu see välja viib. Nii et tule meiega sügisel koos siis iseennast Siukse noodiga lõpetamegi või? See oli nagu minu siuke karm monoloog on ju, et igal juhul Lilit, vabadus, leiad sealt jõu, mis aitab sul liikuda vabadusse ja mida rohkem sina oled sina ise, seda rohkem resoneerud oma inimestega, nii et väärtuslik teekond. Kohtumiseni.